hommikust kõigile ja natuke ehmatav on, nii palju lapsi ja nii palju klassikaaslasi hommikul, aga kirik kõlab väga hästi. Aga sellega ongi kõik väga hästi, kuna siis ka teie laul kõlab ja vanemad ja vanavanemad saavad täna kõike seda, mida te siin esitate jõuluteel ka näha ja kuulda, kui neile saadetakse see e-kirja või lingiga, nad saavad seda virtuaalselt vaadata ja otsivad just teid ülesse kui oma last või lapselast või venda või õde. Nii et alustame ja meil on jõulueelne nädal, jõulupäevad. Ei ole enam palju jõulude alguseni, jõululaupäev on juba reedel. Täna on kolmapäeva hommik. Niisiis alustame jõuluhommikuga selles formaadis sellel aastal. Kõik on valmis ja meil on suur kuusk siia kirikusse toodud, mis on jõuluehtes ja kõikides paikades süüdati 4 küünalt enne jõule ja enne jõule loetakse mitte päris sama jõuluevangeeliumit, mis jõuluajal kirikus või kirikutes, vaid ka sama lugu, ainult et teiste sõnadega ja ma loen selle teile ette, selle jõululoo, enne kui alustame lauluga. Jeesuse Kristuse sündimisega oli aga nõnda. Tema ema Maaria, kes oli Joosepiga kihlatud, leidis enne enda koju viimist, et ootab pühast vaimust last. Tema mees Joosep aga, kes oli õiglane ega tahtnud teda avalikult häbistada, võttis nõuks ta salaja minema saata. Aga kui ta seda mõtles, vaata, siis ilmus talle unenäos issanda ingel, kes ütles: Joosep, Taaveti poeg, ära karda oma naist Maariat enese juurde võtta, sest laps, keda ta kannab, on pühast vaimust. Ta toob ilmale poja ja sina paned talle nimeks Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende vahtudest. Jeesus tähendab päästja. Kõik see sündis, et läheks täide, mida issand on rääkinud juba prohvetite kaudu. En näe, neitsi jääb lapse ootele ja toob ilmale poja ja teda hüütakse nimega Immanuel ja see on tõlkes Jumal on meiega. Kui Joosep unest ärkas, tegi ta nõnda, nagu issanda ingel oli teda käskinud. Ta võttis oma naise enese juurde ja palume taevas õnnistus sellele tunnile tänasel hommikul nende sõnadega. Issand meie Jumal, me rõõmustame koos Jeesuse ema Maariaga sinu suurte tegude üle. Valmista meie südamed vastu võtma rõõmusõnumit päästja sündimisest jõuludel ja lase sellel uuendada meie elu ning teha meist rahu ja armastuse saadikud. Seda me palume Jeesuse Kristuse sinu poja, me issandale. Alustame nüüd, olge head aastad. Vanas kirikus, kus leidus palju pilte, puukujukesi ja tuledes äras vasklühtreid, elas häälest ära orel. Keegi ei mäletanud enam ta mängu. Veel elas kirikus ahju taga soojas vana kilk. Tema ei olnud kunagi häälest ära.
nii mõnigi ütles talle: tubli kilgike. Kui seljast kange kirikumees ahju küttis, võis kilk terve öö laulda, kuni kuu jõudis idakaare võlvakente tagant läänekaare akendesse. Miks sina kunagi ei laula? Küsis kilk orelilt. Tahaksin väga, aga ma olen häälest ära, tunnistas orel. Vale jutt, sa ehk ei oska viisi pidada. Oled üks vana suur lagunev kolikambe. Mitte ei saa aru, miks sind siin peetakse. Hoopis mina olen see, kes juhib jõulutalitust. Mina olen maestro, kelkis kilk. Nüüd te kuulete krattide esituses 2 lugu. Esimene on Jõulukellad ja teine Jõuluvana raamat.
läksid päevad ja aastad. Küünlad põlesid lõpuni. Õpetaja vahetas ametikuue tänavariietuse vastu. Käärkambri uksel kriiksus. Õnnetu tumm orel jäi tänitava killiga oma päi. Aga ühel päikesepaistelisel kevadpäeval tulid meistrimehed, kes otsustasid vana oreli uuesti häälde seada. Kilp kuulas ahju taga, kõrv kikkis, kuidas orelit muudkui kiidetakse ja kiidetakse, et kui vana ja kui haruldane ja kui kuulsa meistri tehtud. Kilp tegi valju protestikriginat, aga keegi ei pannud seda tähele. Esinema tuleb esimese klassi ansambel. Nende esituses kuuleme laulu Jõuluime, sekkab naljakat luulet koos väikese laulukesega, päkapikules ning saame teada, mis tunne on olla päkapikk, sest kolmandana tuleb laul Täna olen mina päkapikk. Palun.
Nautis aega, mis võttis. Orel sai häälde. Jälle säras ta oma endises hiilguses. Ja siis tuli hallpäine vanakärra, keda kõik kutsusid aupaklikult maestroks. Korda tehti Orelil esimest jõulukontserti andma. Kuda, torises kilp kahju taga. Mina olen siin ju maestro. Mina laulan ja juhin selles kirikus jõulutalitust. Teda ei pandud selgi korral tähele. Vanahärra seadis end Oreli ette istuma, silitas hellalt pilli ja susistas. Lõpuks ometi pärast sõdu ja halb aeg oleme sinu rahvus. Ja siis vajutas ta luust klahvidele. Orel hõiskas täiel rinnal. Kilp oli nõnda jahmunud, et tema kõhnad säälekondid hakkasid lõvisema. Teiste klasside ansambli esituses kuuletagi laulu Veel jõuluaega käes. Vitsakas Kilgipapa oli kõigi poolt unustatud. Ühel õhtul küttis kirikumees taas hoolekahju, võttis tulepaiste listet ja lausus. Mulle võid ikka laulda, Kilgike. Ma tean, et sa seal savi sees redus oled. Sind on öövaikuses vahel üsna hea omaette kuulata. Tõsi või, kahtleski pestunud Kilp. Sinagi oled omamoodi haldus, julgustas kirikumees. Tõsi või, kordas Kilp. Oma meeste asi, kostis kirikumees.
ja siis laulis kirk talle. Kütame veel koos ahju, Orel tahab sooja, kostis kirikumees. Ega minagi soojast ära ütle, krigises kirgipapa. Vaata siis, teil on mõndagi ühist, ära nüüd enam torise teise peale. Muidu lähed ise kadedusest häälest ära, hoiatas kirikumees. Kolmandate klasside esituses kuulete laulu Aeg.
pühapäeval õhtul, kui vana kirikumees ahju küttis ja Orel laulis igal jumalateenistusel ja jõulukontserdil rahvale. Nõnda oli mõlemal oma kuulajaskond. Kilgil oli isegi tunne, et peaingel Miikal pilgutab talle silma. Kas sul on ikka soe, muretses nüüd Kilgipapa. Minul on soe, kui sinul on soe, kostis Orel. Kas homme laulame jälle? Laulame, vastas Kilg kõhinal. Sina ei saa rahvale kummardada, las mina kummardan sinu eest. Kummarda palju tahad, lubas Orel. Esinema on oodatud Jooleni koor. Kuulete kahte laulu, Lumeauhtus ja Ave Maria.
aga kummardusi oreli karniisil tähele pani, pole teada. Igatahes oli ta tellinud rätsepalt endale uue smokingi, täpselt samasuguse sabakuue nagu vanal maestrol. Maestro magab praegu kodus, kas sa ei võiks mulle veidi laulda, palus orel ühel ööl. Tõelise muusiku tunneb kohe ära, hõikas kilk. Ja öösel, kui orel vaikis, akende taga sadas jõululund ning kiriklas oli mõnusalt soe nagu pühade ajal ikka, laulis ta orelile oma lihtsalt viisi. Küll sa laulad ilusasti, ütles suur orel. Jah, seda oskan ainult mina, sosistas väike kilk õnnelikult. Selline oli see lugu. Aga enne, kui te saate kõik koos laulda, tahaksime tänada selle kiriku õpetajat, et ta nii lahkesti lubas meil siin jõuluhommikut pidada. Teeme aplausid jälle ka ja tänuks. Ja me täname ka õpetaja Marit ja õpetaja Liinat, kes need laulud teile selgeks õpetasid. ütelda väga suure kiituse, ma ei mäleta nii vaikset publikut. Lõpus tuli väikene suvi sisse, aga tulid väga